Tere! Mina olen Triin. Olen praegu Tartus Aura veekeskuse ees. Veekeskus on üks vahva ja vajalik koht. Siin saab kogu perega toredasti aega veeta. Siin saavad lapsed ujumist õppida. Praegu tuuakse Elva õpilasi ujuma Tartusse Aura veekeskusesse. Miks ei võiks meil Elvas olla oma veekeskus? Veekeskuse ja ujula loomisest on olnud juttu mitmel korral. Lähen uurin asjatundjatelt, kas lootust on või mitte. Soovisin kohtuda Elva vallavanema Toomas Järveojaga. Kahjuks ütles ta kohtumisest ära praeguse eriolukorra tõttu. Ja samuti ei soovinud ta anda telefoni intervjuud. Seega saatsin oma küsimused kirjalikult, kuid praeguseks ma veel vastust saanud temalt ei ole. Mida ma siis küsisin? Küsisin ma seda, kas ja millal saavad Elva inimesed omale ujula. Ja mis on põhjustanud selle, et Elva lapsed peavad ikka veel Tartus ujumas käima. Ja samuti küsisin seda, et kas ei oleks mõttekam Elvasse hoopiski planeerida veekeskust, mis tooks siia ka tulu sisse. Ootan vastuseid ja loodan neid siiski saada, sest praegu tundub, nii palju nagu ma olen aru saanud, et ujula ehitamine on jäänud seisma, sest raha ei ole. On käinud ka läbi idee, et ujula teha Verevi äärde, kuid see mõte ei ole toetust leidnud. Alguses oli planeeritud selle hinnaks 3,2 miljonit eurot. Siis aga selgus, et ujula läheb hoopiski 4 korda kallimaks. Ning Toomas Järveoja vastus on olnud see, et vald ei saa endale nii suurt kulutust lubada. Järelikult raha lihtsalt ei ole ja ujulat ei tule. Olen tulnud Tartu Ujulaenuühistu kontorisse ja lähen küsin Tartu Ujulaenuühistu juhilt Andro Roosilt, mida arvab tema ujula ehitamisest Elvasse. Elva linn täna ja Elvat ümbritsevad endised omavalitsused ühinenud omavalitsusena ei moodusta mitte tervikut, vaid on suhteliselt killustunud nähtus. On maapiirkondade vajadused, on linnavajadused. Ja samamoodi, kui me vaatame linna või Elva valla suuremate asulate sees, ka seal on inimeste huvid väga erinevad. Sellepärast, et inimesed tegutsevad erinevatel tegevusaladel, nendel on erinev varanduslik tase, erinevad eelistused ja kõik see. Põhimõtteliselt, ega me ei erine Elvas sellega ülejäänud Eestist. Me ei saa ka ju rääkida terviklikust ühiskonnast, me saame rääkida üksikutest kildudest ja nende üksikute kildude huvidest. Aga meil oleks vaja ühineda ja meil on vaja ühineda. No loomulikult mitte ainult Elva vallas, vaid terves Eestis, aga hea küll, räägime täna Elvast. Selleks, et ühineda, selleks meil ei ole vaja loosungeid. Õigemini meil ei ole vaja tühjasid loosungeid. Meil on vaja midagi käega katsutavat, mis teeks meie kõigi elu paremaks ja mis tagaks meile südamerahu. Majanduslikumalt või materiaalsemalt öeldes, meil oleks tarvis, et kogu Eesti Vabariik oleks Eesti Vabariigi kodaniku jaoks omaniku tuluallikas. Kuidas seda teha, seda ma ei hakka täna siin praegu rääkima.
aga ma viskaksin õhku ühe idee, mis võiks olla see esimene samm ja see lähtepunkt, millest me alustame Elva vallas. Vald, no nii nagu riiki, ei saaks olla tegelikult leninlik lüpsimasin, kus ülemad klassid, võimutsejad lüpsavad alamaid klasse, võtavad neid maksusid ja löövad selle laiaks. Elva vald peab saama Elva kodaniku jaoks omanikutulu allikaks. Ma siin rääkisin, et me oleme killustunud, üks tahab ühte, teine tahab teist. Aga ma olen rääkinud ka väga paljude Elva valla kodanikega, nii Elva linnast, suurematest asulatest kui ka pärismaalt. Ja tegelikult päris tihti kostub nende suust see, et meil oleks vaja Elvasse ujulat. Kui vaatame kas või meie valla koolilapsi, keda veetakse asjatult, kulutades diislit, kulutades kallist tööaega, tekitades ohtu maanteel. Neid veetakse Elvast ja muudest suurematest asulatest Tartusse ujuma. Aga tegelikult oleks võimalik kõik see lahendada ära koha peal. Inimesed ootavad Elvasse ujulat. Ja mitte lihtsalt ujulat ujula pärast, vaid selle pärast, et seda saaksid kasutada meie lapsed, meie tööinimesed pärast tööd, tulles lõõgastuma sinna, aga ka vanem põlvkond. Ja loomulikult see ujula ei ole mitte ujula selle jaoks, et Elva kodanikud või Elva inimesed seda kasutaksid, vaid asjal peab olema majanduslik mõõde ja tal saabki olla majanduslik mõõde. Ma rääkisin siin Elva vallast kui Elva kodaniku jaoks omaniku tuluallikast. Pöörame pilgu näiteks sellele, kuidas rohkem kui 1200 Tartu Hoiu-laenuühistu liiget võtsid kätte ja 5 aasta jooksul mehistööd tehes, selga sirgeks lüües ja ühiseid vahendeid kokku pannes rajasid endale ühise 5 tuulikuga tuulepargi. Nad tegid seda Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetega ja Tartu Hoiu-laenuühistu juhtimise, eestvedamise all. Aga täpselt samamoodi tuleks teha Elvasse ujula Elva valla no nii juriidilisel kui moraalsel juhtimisel ja eestvedamisel. Aga see ei saa olla tehtud sellel printsiibil, et vaat teie tehke meile seal vallavalitsuses, hakake teie tegema. Kui me räägime rahva ühendamisest, siis siin Elvasse tulekski ujula rajada sellel samal ühistulisel põhimõttel. Vald peab looma ühisettevõtte, peab panema paika suuna, peab panema paika, kuidas seda tehakse, kuidas raha saadakse, millega hakatakse teenima, kuidas toimub oma inimeste, sealhulgas oma laste ujumistrennide, võistluste, kõige selle korraldamine. Ja lõppkokkuvõttes, kui need plaanid on paigas, siis tulebki rahvas kaasa kutsuda ja ühiselt kogu sellele projektile õlg alla panna. See ei ole midagi uut, kui me vaatame seda, kuidas esivanemad on toimetanud näiteks 100 aastat tagasi rahvamaju, teatreid, meiereisid, pangahooned, ükskõik mida tehes, siis tegelikult täpselt niimoodi seda asja korraldatagi. Ja miks ma räägin omanikutulust? Ma räägin seda sellepärast, et tegelikult piirkonnas oleks nõudlust ka kaugemalt tulnud turistide jaoks. See tähendab isegi Lätist, naabermaakondadest ja võib-olla isegi kaugemalt Soomest, sellepärast et kui teha näiteks õige veepuhastussüsteem sinna, siis Soomes kuuldatavasti ei ole väga palju aereeritud veesüsteemiga ujulaid, aga soomlased just seda otsivad. No see on üks detail. Need, kes asja eest vastutavad, kes eest peavadki need detailid läbi mõtlema ja ära tegema. Just nimelt sellepärast, et ka väljapoolt tuldaks seda ujulateenust kasutama, sest siis hakkab meie valda sisse voolama väliskapital. Aga mitte nii, nagu meie riigiisakesed ja ajakirjandus tavatseb öelda, et meil on väliskapitali tarvis, et andke laenu ja andke toetusi ja käime põlvili kuskil. Siis hakkab see raha Elva valda sisse voolama tuluna, omaniku tuluna, tehtud tööst ja nähtud vaevast.
Ja tulles tagasi selle juurde, et see ei oleks mitte ainult Elva valla kui juriidilise isiku või mõne ettevõtja kui juriidilise isiku projekt, vaid kui see oleks Elva valla ja Elva vallarahva ühine projekt, kus igaüks oma nõu ja jõu suurusjärgi oma õla ja oma mõistuse alla paneks, siis tegelikult niimoodi olekski võimalik kujundada Ujulast Elva valla kodanike jaoks sisuliselt esimene omanikutulu projekt. Nii saakski astuda me ühiselt esimese sammu selleks, et muuta Elva vald maksustajast ja nöökijast bürokraatia diktatuuri survevahendist Elva valla kodanike jaoks omanikutulu allikaks. No on alles lugu. Ametnik ütleb, et raha on vähe ja Ujulat ei saa teha. Eraettevõtjaga ütleb, et paneme mõistuse, jõu ja raha kokku ja teeme üheskoos ühe vägeva Ujula. Mida arvate teie, head Elva elanikud ja ümberkaudsed? Jätke oma arvamus kommentaaridesse. Kohtumiseni järgmises videos.